Tere tulemast Regionaalhaigla tervise pooltundi. Mina olen Stiina Eilsen ja seekord on meil teemaks noored arstid, nende väljakutsed Eesti meditsiinisüsteemis. Ja mul on täna kaks külalist. Meil on stuudios doktor Kristo Erikson, kes on Regionaalhaigla juhatuse liige ülemarst, ja Priit Tohver, kes on kestliku arenguteenistuse juht. Ja Priit, sina oled tegelikult ju ka arstiks õppinud, aga sinust ei saanud onkoloogi ega ortopeedi. Miks? Ega endokrinoloogi. Täpselt. Jaa, eks minu teekond arstiteaduskonna sisse ja sealt välja ongi olnud võib-olla natukene teistmoodi. Et ma ju tegelikult olin originaalis üldse ajalootudeng, siis võtsin tähestikus järgmise eriala ja läksin arstiteaduskonda. Aga ma läksin ikkagi arstiteaduskonda selle mõttega, et ma tahaks kunagi arstiks saada ja arstina praktiseerida. Kogu oma õppe jooksul ma muidugi tegelesin väga palju ka igasuguse tervishoiukorralduse küsimustega. Ja lõpuks oli siis aeg otsustada, et kas minna residentuuri või tegeleda edasi tervishoiukorraldusega, et siis ma valisin tervishoiukorralduse kasuks. Aga ma ei saa öelda, et see valik oleks olnud lihtne. Et tõmbas natukene ka arstikutse poole ikkagi. Absoluutselt tõmbas ja tegelikult ma pean tunnistama, et see minu viimane aasta, kus ma sain siis praktiseerida arstitööd, see meeldis mulle oluliselt rohkem, kui ma oleks oodanud. Et tegelikult, eriti kui ma olin juba selleks ajaks tegelikult aastaid töötanud ministeeriumites ja näinud, et kui kaua läheb aega, et saavutada mingisugustki tulemust. Ja siis ühe hommikuga EMO-s võid sa tegelikult diagnoosida nagu mitu inimest ja panna neile ravi ka peale. Et see oli hästi lahe tunne, aga lõpuks ma ikkagi otsustasin jääda oma liistude juurde ja püsida tervishoiukorralduses ja ma ei saa ka eitada, et osa sellest otsusest tuli nendest samadest teemadest, millest ma kirjutasin lahkumisintervjuus. Et see töökultuur, mida mina näiteks kogesin, ei kutsunud mind. Ma tajusin, et mul on paremad kolleegid, paremad kollegiaalsed suhted õigemini, kui ma püsin näiteks riigiaparaadis töötades. Ja eks me selleni täna oma saatega tahamegi jõuda, et sa oled teinud väga võimsa ja põhjaliku uurimistöö, et oled lausa 18 arsti intervjueerinud ja just nimelt sellist arsti, kes on otsustanud lahkuda meditsiinist või siis peavad neid plaane, et lahkuda. Kas need intervjuude tulemused üllatasid sind või oli see kuidagi sul juba selline tunne, et nii need vastused välja kujunevad? Ma tegin endale pika nimekirja asjadest, kui ma hakkasin neid intervjuusid tegema, et mis võiksid olla need põhjused ja mis võiksid olla need häirijad. Ja mõned asjad mind ei üllatanud. Ma teadsin töökultuuri probleeme, ma teadsin ebakollegiaalsest käitumisest ja need lood, mis ma kuulsin, kinnitasid seda, mida ma olin kuulnud kõik need aastad ja näinud kõik need aastad, kuigi kohati ikkagi suutsid mind üllatada. Ma teadsin kurnatusest. Me kõik teame arstide kurnatusest, kuigi kohati jällegi, mis mind üllatas, oli see, kui raske nad tajuvad noored arstid sellest rääkimist. Et kuivõrd palju pisendatakse tegelikult koormuse küsimust. Ja mis mind võib-olla kõige rohkem üllatus oli see perspektiivituse teema. See tuli minu jaoks nagu välk selgest taevast. Et on nii palju inimesi, kelle jaoks võib-olla kõige suuremaks takistuseks jäämisel on see, et nad ei tunne, et nad areneksid, nad ei tunne, et nende töö areneks ja see tunne, mida nad kirjeldavad, on see, et ma kogu elu teen täpselt sama asja. See oli minu jaoks väga suur üllatus, sellepärast, et see ei ole see, mida me meditsiiniga seostame. Kristo, sa oled kindlasti seda artiklit lugenud ja tutvunud sellega, et kuidas on sinu tunded, kuidas sa suhtud sellesse teemasse, et tajud sa seda terava probleemina? No ma kõigepealt läheksin tagasi ka oma residentuuri aega ja tegelikult nõustun siin kaaskõnelejaga selles mõttes täielikult, et mina tegin otsuse lihtsalt minna mujale residentuuri ja tegelikult ei kahetse seda otsust, et kui vaadata tollesse aega tagasi, siis väga paljuski nendes artiklites on tulnudki välja just need valupunktid, mis olid, pluss siis nagu ühest artiklist selgus ju meie kursusel tegelikult jäetigi üks kursus ilma residentuuri kohtadeta 2003-2004, sest
sest meil lõpetas ju meie kursus oli esimene EU standardite järgi lõpetav kursus, nii et nõustun tegelikult nende probleemidega ja usun küll väga, et meil tegelikult liiguvad asjad paremuse poole ja päris tugevaid samme on võetud ette selleks, et parandada seda situatsiooni. Vaatame korraks neid juurpõhjusi, mis sellest artiklist välja tulid. Need on perspektiivitus, kurnatus ja toksiline töökultuur. Et kui me võtaks esimesena siis kurnatuse, siis see kurnatuse teema on tegelikult ju globaalne, et see ei ole ainult Eesti teema, et sinu artiklist ma lugesin, et USA-st ka ühe uuringu põhjal tegelikult ligi 20% arstidest sooviks lahkuda, et nad tunnetavad, et nad ei jaksa enam niimoodi. Et kuidas me siis siin nüüd COVID-i järgsel ajal, kuidas me saame motiveerida ja proovida sellest kurnatusest vabastada neid arste, et tundub natukene selline võimatu teema. Eks ta natukene muidugi ole võimatu teema, kui küsida nüüd, et mida me nüüd teeme. Et kui me eeldame, et kusagil on selline tark inimene, kes suudab ära lahendada kõik tervishoiuprobleemid ja luua nagu ideaalse koormuse tervishoiutöötajatele, siis seda inimest me jäämegi otsima. Küll aga ma ei usu, et see on ületamatu probleem, kui me oma pead kokku paneme. Ja see algab sellest, et me tegelikult räägime kurnatusest. Et me julgeme välja öelda, et mina olen läbi põlenud, mina ei jaksa enam ja me teeme seda võimalikult varakult ja võimalikult avatult, et sellele oleks võimalik reageerida. Et seda tõid välja need, keda mina intervjueerisin, et isegi kui nad olid kurnatud, nad lihtsalt ei julgenud seda öelda, sellepärast, et haiglas sa lihtsalt ei vingu. Oli üks tsitaat inimesed, kes seda ütles. Ja see COVID-periood on mõnes mõttes võib-olla ainukene põhjus, miks COVID-periood on natukene olnud tänuväärne, et ta on nii teravalt esile toonud selle kurnatuse. Et kui me meenutame, et meie enda haiglas ikkagi väga aktiivselt räägiti sellest, pakuti igasuguseid eneseabimeetodeid, pakuti nõustamist COVID-perioodi ajal. Oluline on, et me nüüd ei ütleks, et nüüd on COVID on nagu selja taga, et nüüd on nagu rahulikud ajad tulemas. Rahulikku aega ei olnud kunagi. Me lihtsalt nüüd see kurnatus, mis võis olla natukene varjatud, tuli lihtsalt esile. Nüüd on küsimus, mida me selle osas teeme ja ma arvan, et esimene asi on rääkimine mitte lihtsalt artikli veergudel, vaid ka osakondade tasandil, haiglate üleselt. Me peame julgeda küsida inimeste käest, kuidas nad tunnevad ja kuulata nende vastuseid, sellepärast, et alles siis me saame hakata koos mõtlema, et okei, mida me saame päriselt teha selle kurnatuse leevendamiseks. Seal võib olla mitmeid asju. Väga lihtne asi, mida saab teha, on lihtsalt hakata vähendama kõiki neid mõttetuid asju, mida me teeme. Kus me juba näeme ise ka, et me teeme mingeid asju toppelt, me teeme mingisuguseid ebavajalikke liigutusi, sellepärast, et kusagil on mingisugune ebakindlalt sõnastatud määrus või vana juurdunud praktika. Selliseid asju me saame alati eemaldada. Aga seegi eeldab tegelikult seda, et keegi julgeb öelda, kuule, see on mõttetu. Võtame selle asja ette. Aga suuremas plaanis, ma arvan, mis kindlasti on vaja teha, ja millest võime rääkida ka natukene pikemalt hiljem, on vaja ka aktiviseerida patsiente. Et üks arst, keda ma intervjueerisin, ütles väga ilusti, et probleem ei ole selles, et meil on liiga vähe arste. Meil ei saa kunagi olema piisavalt palju arste, meil on lihtsalt liiga palju patsiente. Et midagi peab tegema, et ka patsiendid saaksid rohkem enda heaks teha. Kristo, on sul lisada? Ma arvan, et see, mida Priit just siin mainis, on tegelikult innovatsioon. See on innovatsioon, mida me peame oma keskkonnas, töökeskkonnas ja ka patsientide seas tegema, et eriti hetkel, kus tõepoolest Eesti majandusel võib-olla ei lähe kõige paremini ja me peame vaatama ka sinna ressursside poole, siis seda enam me peame mõtlema, et kuidas kergendada meie tööd, kuidas teha neid tingimusi paremaks ja tingimuste paremaks loomine algab meist endast, et me peame mõtlema nende residentide, praktikantide peale ja aru saama, et me ei tohi neid kohe nurka ajada seal haiglamaailmas, et nagu siin juba parem välja tuli, siis tegelikult kogu maailmas on tendents selle poole, et hinnatakse oma aega rohkem ja samas hinnatakse ja kalkuleeritakse ka seda, et mis see töö mulle annab ja me näemegi järjest rohkem seda, et inimesed töötavad osaajaga, nad ei taha täiskohaga enam töötada, võimalikult vähe tehakse valvetööd, mis iseenesest
on tööandja või haigla jaoks ju teeb raskemaks seda situatsiooni, aga me peame sellest aru saama ja vastavalt sellele ka oma standardeid muutma ja mõtlema, kuidas seda meeldivamaks teha, seda tööosa. Ehk siis see ikkagi on natukene selline generatsioonide teema ka, mis te arvate? Mingil määral võib ju öelda seda, et ma ei saa eitada, et minu generatsiooni arstkonnad aeg-ajalt julgevad rääkida ka puhkeajast. Aga samas ma ei saa öelda, et see on ainult kui öelda generatsioonide teema, siis see on ühest küljest muidugi tõsi. Kui me näeme, väärtushinnangud on natukene teised peale tuleval generatsioonil. Aga mis mulle ei meeldi selle juures, kui öeldakse, et see on generatsiooni küsimus, see on alati natuke halvustav maik. Et nagu see on selle peale tuleva generatsiooni süü, et neil on natukene teistsugused ootused. Ja ma olen ise kohati ka tundnud seda. Mul oli üks tore kogemus regionaalhaigla õendusjuhtimise konverentsil. Mulle väga meeldis ühe esineja ütlus, et esineja ütles meile, see oli Magnetic MRO-st tegevjuht, ütles sellise lause, et lennundus tänab oma maiseid kangelasi ja siis mulle nagu läks hästi südamesse, et mulle väga meeldib mõte, et meie õed on kangelased ja meie arstid on kangelased, on ju. Siis ma rääkisin pärast ühe noore õega, et mis sulle meeldis, mis sulle ei meeldis, mulle üldse ei meeldinud see kangelasteks kutsumine. Ja siis ma nagu arutasime seda tema käest ja nagu ütles, et tema seostab kangelaseks olemist ennast ohverdamisega. Ja see ongi see küsimus, miks ma peaksin ennast ohverdama, et miks ma nagu pean olema see mingisugune kangela keebiga, miks ma lihtsalt normaalne inimene olla, kes teeb normaalset tööd. Ja kohati ma mõtlen, et see ei ole vale lähenemine, sellepärast, et täpselt samamoodi nagu me võime ju kiita ja tänada need inimesi, kes kangelaslikult töötavad 250-300 tundi kuus, kuni nad ühel hetkel ei jaksa. Samamoodi on mul jube kahju, et nad ühel hetkel enam ei jaksa, et neid enam ei ole, et nad võib-olla ei ole, et nende kurnatus võib-olla annab mõjuda ka äkki suhetele kolleegidega, võib hakata mõjuma suhetele patsientidele. See ka ei ole jätkusuutlik. Et ma arvan, et see nii-öelda generatsioonide vahe ja uue generatsiooni ootus, et töö peab olema natukene rohkem tasakaalus, ei ole ilmtingimata halb asi. Vaid see võib-olla ongi see, mis teeb lõpuks tervishoiu jätkusuutlikuks. Kui me ühel hetkel otsustame, et okei, inimeste võimel on piirid. Me peame nendega arvestama, mida me saame siis teha nendega arvestavad. Kas me saame luua siia juurde mingisuguseid digisüsteeme? Kas me saame äkki võtta juurde tervishoidu töötajaid, kes ei ole arstid ja õed? Miks peab olema ainult siin 6 aastat või 10 aastat väljaõpet, et töötada tervishoius? Siin on nii palju töid, mida võiks teha palju väiksema väljaõppega inimene, mis on täpselt sama väärtuslik. Mida me saame teha, võttes arvesse need inimlikke piire? Ma arvan, et see on oluline küsimus, mida me peame küsima ja me peame tänama peale tulevaid põlvkondi, et nad sunnivad meid seda küsima. Jah, sest mulle meenub maailma meediast üks pilt, mis mind ennast ka vapustas, et see oli vist USA haiglas mingi kirurg, kes siis oli pärast mitut tööpäeva töötamist, ta oli opisaali põrandal lihtsalt magama jäänud. Ja see levis niimoodi ja see oli nagu, tõesti, see oli ehmatav. Kristo, sina oled Soomes töötanud väga kaua ja õppinud seal ja mida me saaksime Soome kogemusest üle võtta? Et just nimelt see paindlikkus, mulle tundub, on üks märksõna, et kui me räägime sellest perspektiivitusest, mis selles artiklis samamoodi välja tuli, et siis võib-olla üks märksõna on ka, et läheneda teemadele kuidagi paindlikumalt ja proovidagi just täpselt nii, nagu sa Priit ütlesid, et kõik ei ole täpselt kivisse raiutud, nii nagu on tehtud, et nii peab alati tegema ja et arst peab kuni sinna maani pingutama, et ta on täiesti läbi põlenud. Mida õppida näiteks Soomest? No Priit väga hästi tõi välja selle tasakaalu leidmise ja tegelikult üks positiivne nüanss nende süsteemis on just see, ütleme selle põhiraskuse kandmine nooremate kolleegide peal ja mitte halvas mõttes, selles mõttes, et ka meil võiks olla residentuur pikem, et me selle residentuuri raames juba saame need vajalikud oskused ja tasakaal tuleb ka sellest, et sa tegelikult, sul on alati kuskilt vaadata seda, mida sa pead tegema. Et see tõstab meie enesekindlust, see tõstab selle noore kolleegi enesekindlust, et kui meil on patsiendi teekonnad ja see ei käinud ainult ühe haigla kohta, vaid tegelikult see käib kogu meditsiinisüsteemi kohta,
et kui meil on piisavalt ressurssi, et meil on need patsientide teekonnad paika pandud, sa võid alati juurde lugeda selle kohta ja kui sa tead, et kui sa niimoodi teed, siis tegelikult risk eksida on nagu väike, see on alati olemas, aga see on väiksem. See muudab seda tegutsemist kindlamaks, pluss siis see, et sul on alati vanemad kolleegid, kelle käest nõu küsida ja selles mõttes oli see Soome kogemus hea, et sa tõesti residentuuri ajal pidid väga palju tööd tegema, aga see tõi ka sulle meeletu kogemuse ja tegelikult selle kindluse, mida veel süvendati ka peale residentuuri lõpetamist, kus sa siis pidid tegelikult jätkama nii-öelda seda kogu eriala oskamist ja oskuseid ja see oli väga hästi üles ehitatud, see süsteem. Muidugi nüüd tuleb juba juurde see, et nagu me lugesime ka arstide lehest, iga 4. arst töötab ka seal osakoormusega, pluss siis see, et jäetakse see oma eriala, sest on leitud, et üldarst pakub nagu võib-olla samasuguseid väljakutseid, aga mitte sellise hinnaga, sa ei pea valvetööd tegema, nii et seal on palju nüansse, aga ma selle tooks kindlasti välja, et just see residentuuri osa, ka meil Eestis on see tegelikult kasutamata ressurss juba selles mõttes, et me tegelikult suudaksime residentide abil väga palju oma tööd juba ära teha ja pakkuda siis ka võrdsemaid tingimusi, nii et ei pea ennast päris ribadeks tõmbama selle töö käigus. Et resident on ikkagi meeskonna liige ja meil on ju meeskondlik töö, et ajalooliselt meditsiin on olnud hierarhiline tegelikult. Et kas seda hierarhiat on teie hinnangul vähemaks jäänud? Või on see endiselt probleem? Siin mind kindlasti huvitaks Kristo vaade, et sina oled meditsiinisüsteemis kauem töötanud, et kuidas sina tajud neid muutusi. Mida mina võin öelda on see, et need arstid, keda mina intervjueerisin aastatel 2022 ja 2023, tajuvad ikkagi omajagu seda hierarhiat. Et üks intervjueeritav ka ütles, et kogu nagu selle arstiõppe tsükli käigus sul on hierarhia, et see on niisugune nagu arst, õde, siis on võib-olla taburet ja siis on meditsiinitudeng, on ju. Et on ka nagu sellist suhtumist. Aga kindlasti on ka neid, kes ütlevad, et seda hierarhiat on vähemaks jäänud, et kuidas sina kommenteerid, Kristo? No mind õpetati selle põhimõttega, et kõik oma teadmised peab edasi andma residentidele just selle mõttega, et kes meid ravib. Ja see oli suur edasiminek võrreldes 2003 minu residentuuri aastaga Eestis, et tõepoolest sellest võiks pikemalt rääkida. Aga vähemalt senise kogemuse põhjal intensiiravikeskuses ma oskan või võin küll öelda, et mulle tundub, et see suhtumine või ka vastuvõtmine on tunduvalt muutunud ja paremuse poole, sest ka osakonnajuhatajad küsivad tagasisidet, me võtame residente isiklikumalt vastu, proovime kaardistada nende ootused ja proovime pakkuda seda tuge, mida on vaja siis selles väljaõppe käigus ja loodame, et nad võimalikult kiiresti nagu saavad oma tööga väga hästi hakkama. Seal peab muidugi olema see vaikne kontroll taustal, et me ei saa ka minna võib-olla seda teed, et me jätame kohe nad üksinda ja tekib selline vale mulje, et me peame kõigega hakkama saama, sest ka meil endal, ütleme vanemate arstidena ju tuleb hetki, kui sa tegelikult pead kolleegi poole pöörduma ja siin on ka see teine pool, et me võib-olla võiksime ka siin, ma ei räägi nüüd ainult oma erialast, vaid tuleb meeles pidada, et nii suures haiglas meil on alati kolleege, kelle käest küsida ka teist arvamust ja arutada neid asju läbi, et seda kindlasti rohkem kasutada ja ma pakuks, et meil on paremaks läinud, kui 10 aastat tagasi see seis oli. Ma väga loodan seda vähemalt. No kindlasti võrdne olemine ei tähenda seda, et teil on võrdsed oskused. Ja seda kindlasti ei maksagi oodata, et ilmselgelt residendil on vähem teadmisi kui 10 aastat selle eriala peal töötanud arstil. Aga sellest hoolimata resident võib märgata asju. Ta võib olla lugenud asju, mis võivad olla olulised igapäevatöö paremaks tegemisel, patsientide kogemuse paremaks tegemisel ja hea osakond on see, kes kuulab seda residenti sellel hetkel, kes ka võtab reaalselt selle aja, et küsida oma töötajate käest, kuulge, kuidas teile tundub, kas meil on kõik hästi, kas me võiksime midagi teistmoodi teha, ja kui keegi tõesti toob välja, et kuule, me võiksime midagi teistmoodi teha, siis see reaktsioon peaks olema tänulikkus ja mitte
kes sina oled, ma olen 10 aastat töötanud siin ja me oleme alati niimoodi teinud. Jah, sest see resident võib hoopis uue vaate tuua ja nii nagu ma tegin kunagi Peep Talvinguga intervjuu, siis ka tema ütles, et tänapäeva residendid loevad äärmiselt palju ja neil on väga-väga palju teadmisi ja neil on väga andmepõhised teadmised. Ja neid saab ju tegelikult ära kasutada haiglaelu paremaks muutmiseks. Toksiline töökultuur, et see oli üks märksõna veel, mis tuli välja, et kuidas sina oled kestliku arengu teenistuse juht, see on selline huvitav ja uus teenistus, et kuidas sina arvad, kuidas sa oma teenistuses saaksid siis aidata seda toksilist töökultuuri vältida oma meeskonnaga? Kõige olulisem samm, mida meie saame astuda ja mida peaks absoluutselt iga osakond astuma, on kõigepealt vaadata peale iseendale. Ehk siis mina olen 3 aastat töötanud nende inimestega ja selle aja sees ma olen ka väga tõsiselt peale vaatanud, milline on kultuur meie üksuses. Sellepärast, et kui meie üksuses on mingisugune ebakõla, mingisugune ussitamine, mingisugune toksilisus, kahtlemata see kandub üle. See kandub üle täpselt sellele, kuidas me suhtleme selle arsti ja selle õe ja nende ülejäänud tervishoiutöötajatega, kes tulevad meie abi paluma. Nii et kõigepealt tuleb kindlasti vaadata, et enda üksuses oleks kõik korras. Seal on väga palju asju, mida saaks teha, alustades lihtsatest asjadest, nagu sõnastame oma ühised kokkulepped, sõnastame kuidas meie tõlgendame regionaalhaigla väärtuseid. Reageerime koheselt, me näeme, et keegi on ebakollegiaalne, kui keegi on kuidagi käitub inetult teise vastu. Ja see võib ka tähendada muudatusi personalis, see on tähendanud muudatusi personalis ka minu üksuses ja ma arvan, et tulemus on selles mõttes super hea, et ma näen, kuivõrd hea on tegelikult meie üksuses töötada täna. Ja ma loodan, et see kandub üle sellele, kuidas me suhtleme kolleegiga ülejäänud majas. Mida meie saame teha ülejäänud maja jaoks? Mis see kestlik areng üldse tähendab? Mis see kestlik areng üldse tähendab? Kestlik areng minu jaoks ei ole mitte rohepööre, see võib olla osa sellest. Kestlik areng on areng, mis on jätkusuutlik. Tänapäeva tervishoid ei arene minu hinnangul jätkusuutlikult, ta areneb õhinapõhiselt. Ja õhin saab ühel hetkel otsa, jaksab ühel hetkel otsa. Kestlik on see, et me võtame arvesse päriselt need inimlikke piire ja me kuulame kõikide oma töötajate arvamust ja kasutame seda, et teha tervishoidu paremaks. Ja võib-olla üks asi, millega me panustame kõige rohkem sellesse, on psühholoogilise turvalisuse arendamine. Ehk siis me oleme 2 aastal viinud läbi patsiendiohutuskultuuri küsimustikku regionaalhaigla osakondades, mille keskmes on just see, et me uurime, kuidas osakonnad tajuvad kultuuri oma üksustes. Kas sa julged endast kõrgemal positsioonil inimesele tähelepanu juhtida, kui midagi on valesti, kas sa julged tema poole pöörduda oma ettepanekutega. Ja seda infot me anname tagasi osakondadele, juhime tähelepanu, et siin on parenduskohti ja pakume ka teadmust, kuidas psühholoogilist turvalisust kasvatada. Ma olen väga nõus sellega. Hea käitumise tava puhul ju me mõtleme selle all ju käitumist enda vahel, personali sees ja patsiendiga. Ja ega meil on veel palju selle kallal vaeva näha ja üks probleem, mida ma olen kindlasti märganud, mis oli erisus võib-olla varasema töökeskkonnaga oli see, et me mõnikord võtame seda ebaadekvaatset käitumist, võtame iseenesest mõistetavalt ja me väga kergelt nagu lepime sellega, et ühelt poolt siis arvatakse, et see nii-öelda sellest teadaandmine oleks nagu kaebamine ja teine asi on siis see, et oleme proovinud nagu leida selliseid, praegu ma peegeldan seda, mida ma olen nagu tähele pannud, et me peegeldame või hindamegi seda nagu, et aga ta on nii hea spetsialist, et umbes nagu anname õigused niimoodi käituda teatud inimestele ja oleme seda aksepteerinud aastaid nagu, et me peame jõudma meditsiinisüsteemis selleni, et me oleme patsiendi tõttu seal, me peame kogu aeg seda meelde tuletama, ükskõik kas me oleme tugipersonal või oleme kliiniline personal või ükskõik mida me seal haiglas teeme, siis meie põhieesmärk on see ju, et patsient saaks parimat ravi ja me suudaksime selle juures ka suhelda. See kipub mõnikord ära ununema eri rühmades. Järjest paremaks muidugi muutub. Ja teine asi on see, et me ei ole, haigla siiski ei ole meie personaalne pesa, et me toome sinna oma emotsioonid ja probleemid kaasa, et kui meil on, nagu Priit just mainis, meil on võimalused seda
välja tuua, meil on võimalus abi saada, see töökeskkond ei ole see koht, kuhu me peaksime selle tooma sisse, et sellisel juhul me peame nagu abi otsima ja ma väga loodan, et meil inimesed nagu õpivad sellest oma ülemusele teada andma või seda infot edastama, et ühel hetkel me tegelikult ei tohiks enam aktsepteerida seda, et meil tekivad sellised käitumuslikud hälbed sinna keskkonda sisse. Ma arvan, et see iseenesestmõistetavus on hästi hea sõna, mille ümber ehitada teekonda parema töökultuurini. Täna, nagu Kristo ütleb, kohati ongi iseenesestmõistetav. Teatud mõttes ebakollegiaalsust, võib-olla ka sõimlemist, võib-olla näffamist esineb igapäevatöös. Ja selles olukorras, kus on iseenesestmõistetav, kui sina lähed seda teavitama kusagile, ma ei tea, oma juhatajale või kusagile kõrgemale või kasutad selleks mingit anonüümset teed, justkui oled sina see mölakas. Et nagu alati on nii tehtud ja et nüüd sina oled see ebameeldiv inimene, kes hakkab siin üritama muuta meie kultuuri. Iseenesestmõistetav peaks olema vastupidine. Me peaksime jõudma olukorda, kus on iseenesestmõistetav, et me oleme kollegiaalsed, et me ei näffa, et me ei räuska. Ja kui sina niimoodi käitud, siis peaksid sina olema see, kes paistab halvas mõttes silma. Ja see, kes sellele tähelepanu juhib, peaks olema just see, kes heas mõistes paistab silma, sellepärast, et tema kaitseb kõigi õigust kollegiaalsele töökeskkonnale. Sinu artiklis oli juttu ka sellest, et noored arstid tihti, kui nad saavad tagasilöögi, et nad küsivad nõu ja siis neile öeldakse näiteks, et ära tule minu käest küsima, ära mulle rohkem helista või midagi sarnast, et siis nad enam ei julgegi küsida ja pigem nagu riskivad sellega, et vaikivad ja otsustavad ise ja võib tekkida ravivea situatsioon. Et nüüd suvel on jõustumas uus seadus, patsiendi kindlustussüsteem koos patsiendi ohutussüsteemi uuendamisega. Kas see muudab ka midagi, mis te arvate? Ma arvan, et ta juba on muutnud midagi. Sellepärast, et patsiendi ohutus on ju tegelikult olnud teema, millest väga avalikult ei räägita. Et see, et meditsiinisüsteemis ka sünnib vigu, et patsient võib saada tervishoius kahju, on tulnud selgemini pildile just tänu sellele, et meil on elavad diskussioonid patsiendikindlustusseaduse ümber olnud. Ja see on olnud, ma arvan, positiivne sellepärast, et kui teemast ei räägita ja tõesti näiteks sinul tekib raviviga, siis sul on suur motivatsioon seda varjata, sest sa tunned, et sina oled nagu see ebakompetentne veidrik, kes just ei saanud hakkama. See enesesüüdistuse laine on väga tugev. Kui me räägime avatult sellest, et töötingimused ongi keerulised, patsiendid ongi keerulised, aega on vähe, vigu võib juhtuda, siis sa julged ehk ka rohkem tunnistada seda, et ka minul juhtus. Ja see on oluline, et sa julgeksid tunnistada sellepärast, et see on ainukene tõenduspõhine viis, kuidas peatada see allakäiguspiraal, mis toimub veajärgselt. Veajärgselt me muutume ebakindlaks, me hakkame ennast süüdistama ja me muutume ärevaks. Ja kui midagi ei sekku sellesse, siis see viib järgmiste vigadeni. Aga see, mis aitab, on just kolleegiga rääkimine. Nii et patsiendikindlustusseadus on kindlasti seda tabu vähendanud. Kuidas sulle tundub? Viimasel ajal kindlasti räägitakse sellest rohkem. Kõik algab tegelikult patsiendi informeerimisest ja see on üks oluline puudus võib-olla olnud meil süsteemis, et ei peeta patsienti informatsiooni vääriliseks ja see oli viinud isegi kummaliste arenguteni, kus vahepeal on mõeldud, et ütleme, onkoloogiline diagnoos võiks tulla üldse digiloo kaudu ja nii edasi, et siin on päris kummalisi mõtteid olnud võib-olla süsteemis sees, aga tegelikult on ju nii, et me arstidena peame teadma riske, mis meie protseduurid või ravitegevus toob ja kui me räägime patsiendiga nagu võrdne võrdsega ja oleme selgitanud kõik need võimalikud viltuminekud, siis üldiselt neid probleeme ei tule ja see ka korduv vestlus peale seda probleemi tekkimist nii sugulaste, patsiendi sugulastega kui patsiendiga hoiab ära enamus neid probleeme, nii et väga paljuski on see kinni meie kommunikatsioonis ja teine asi dokumenteerimine, ehk siis me peame leidma selle aja, et kui me oleme konsulteerinud või
või oleme patsiendiga midagi rääkinud või oleme teinud midagi, siis me dokumenteerime selle patsiendi haiguslukku ja nagu me teame ajalooliselt, siis ega neid tõsiseid kohtusse jõudmisi on ikkagi suhteliselt vähe ja kui me oleme korralikult dokumenteerinud ja suudame selgitada, miks sel hetkel läks nii või miks ma tegin sellise otsuse, siis ei tohiks väga hirmu olla, sest ka nende, nagu sa ütlesid, ükski süsteem ei ole lõpuni vigade kindel ja me teame, et meil on ka palju raviviise, mis võivad põhjustada probleeme. Ma arvan, et see on tegelikult hästi oluline, et patsiendid oleksid teadlikud. Me tegime ju aasta eest ka regionaalhaigus patsiendiohutuse voldiku, ehk siis patsiendid, kes tulevad osakonda, saavadki kohe niisuguse voldiku, mis ütleb neile kohe ära, meil võib juhtuda midagi selle haigesoleku käigus. Siin võib tekkida lamatisi, siin võib olla kukkumisi. Me julgustame patsiente osalema oma enda identifitseerimises, sest patsient üldjuhul teab, kes ta on ja võib väga hästi aidata tervishoiutöötajad, kes võib-olla kogemata teda kellekski teiseks peab. Et see informeerimine on minu meelest ülioluline, sellepärast, et miks peaks olema tervishoiukoorem ainult tervishoiutöötaja õlul, kui patsient on täpselt sama huvitatud sellest, et ta saaks ohutut ravi, et ta saaks parimat võimalikku ravi. Ja ma arvan ka, et see mõnes mõttes patsiendi tõstmine informatsiooni mõistes võrdsele tasandile tervishoiutöötajaga aitab ka selle teise probleemi vastu, mida ma oma artiklis välja tõin, kus arsti ja patsiendi suhted tegelikult ei ole nii head, nagu me oleme alati arvanud, et nad on, kus tegelikult on ka olnud ebameeldivat käitumist mitte ainult tervishoiutöötajate patsiendi suunas, vaid ka vastupidi patsientide suunalt tervishoiutöötajate poole. Ja üks inimene, keda ma intervjueerisin, tal oli päris huvitav teooria selle kohta, et olukorras, kus näiteks arst on selgelt võimukandja arsti patsiendi suhtes, kus temal on kõik info, ongi väga raske sellel arstil loota mingisugust sümpaatiat, mingisugust empaatiat sellel patsiendil. Täpselt samamoodi nagu peaminister ei saa väga palju empaatiat, sellepärast, et tema ju on see, kes omab võimu. Võimu suhtes peabki olema kriitiline. Kui me natukene seda võimu ära anname, kui me tõesti jagame infot sama palju patsiendiga, kui me jagame tervishoiutöötajate vahel, siis võib-olla patsient hakkab ka rohkem nägema seda arsti mitte võimukandjana, vaid kaasteelise ja partnerina sellel terviseteekonnal. Nii et patsiendil on tegelikult ka oluline roll selle arsti mitte läbipõlemisel, et kõik on omavahel tegelikult seotud. Et kui siin me kõik oleme ju tegelikult ka patsientide rollis, et patsientid kuulavad meid ja tegelikult saab siit võtta ju selle teadmise, et tõesti oma roll on ka patsientidel. Kahtlemata on oma roll patsientidele. Üks minu lemmik tagasisides, mis ma sain lahkumisintervjuu artikli, oli see, et järgmine kord, kui arsti näen, siis suhtun kohe mõistvamalt. et ma arvan, et patsient mõjutab ju väga palju seda, kuidas tervishoiutöötaja iga päev välja näeb. Mitte ainult selles mõttes, et patsiendil on tegelikult võimalik ka rohkem enda jaoks ära teha ja ma arvan, et ta ka tahab enda jaoks rohkem ära teha. Ka sellepärast, et väga palju ju sellest tähendusest meie tööst tuleb patsientidelt. Me tahame aidata patsiente ja kui see patsient on selle juures ju ka veel meeldiv ja lugupidav, siis see rõõm on ju selle võrra suurem, sellepärast et päeva lõpuks, kust me ju kogu oma tähenduse ammutame, need on inimsuhted. Olgu see suhe kolleegiga või olgu see suhe patsiendiga. Lihtne tõdemus, eks ole, ja lihtne ka ikkagi igaühel midagi ette võtta natukene. Ja lõpetaks võib-olla tööõnne teemaga, et ma nädalavahetusel osalesin TEDx konverentsil ja see kandis nime Säile nõtkus ja seal oli üks osaleja, kes tõi välja huvitava termini nagu värskemeelsus, et me peaksime värskemeelselt suhtuma kõikidesse teemadesse, et mis teie arvate, et mis siis see tööõnn võiks olla, et mis see tööõnne valem noorele arstile võiks olla, et kui värskemeelselt suhtuda? Kõigepealt küsiks, mis asi on värskemeelsus? Eks see ongi nagu selline nii-öelda uus algus, et kuidagi nagu värskelt suhtuda mitte vanamoodi, vaid kuidagi uutmoodi. Mina olen hästi
konservatiivne selle tööõnne suhtes selles mõttes, et mul on nagu kogu minu usk on ühes 40-aastases juhtimisteoorias, mis on enesemääramise teooria, mis ütleb sulle seda, et kui sa tahad olla õnnelik tööl, sa vajad 3 asja. Sa vajad autonoomiat, sa vajad meisterlikkust ja sa vajad tähenduslikkust. Autonoomia tähendab seda, et meil on kontroll selle üle, kuidas me oma tööd teeme. See võib olla paindlik töögraafik, aga see ei ole ainult seda. See võib olla ka see, et kas meil on võimalik kaasa rääkida, kuidas meie töö välja näeb. Tervishoiu kontekstis näiteks, kuidas me ravime oma patsiente, kuidas nende patsiendi teekonnad välja näevad, mida me teeme, mida me ei tee. Siis meisterlikkus tähendab seda, et me areneme. Ehk siis me näeme, et meist on saamas meistrid oma teekonnal. Ja on erialasid, kus see on hästi selge. Kui sa oled kirurg, see on hästi selge, et sa saad järjest paremaks ja paremaks. On erialasid, kes seda tajuvad vähem, kes tunnevad rohkem, et nad on nagu orav rattas ja kogu aeg see sama patsiendivoog, kas ma saan paremaks või ei saa paremaks, et keegi ei ütle mulle ka otseselt, kus me peame kindlasti panema rohkem rõhku sellele mentori suhtele, selle juhendaja suhtele. Ja viimane on tähenduslikkus. Ja tähenduslikkuse puhul me ju eeldaks, et see on olemas tervishoius, et no jumala eest me aitame inimesi, me päästame elusid. Aga kui me näiteks tajume, et me ei aita, kui meie patsiendid ongi näiteks enamuses terminaalsed, nagu mõne eriala puhul, ehk siis need ongi tegelikult, me ei saagi neid terveks ravida. Ja sellisel juhul tuleb teha ju tegelikult palju tööd, et mõtestada seda ravijuhtu selle tervishoiu töötaja jaoks, panna paika, mis on see väärtus, mida me loome. Ilmselgelt see ei saagi olla tervistamine, see ei saa olla stabiliseerimine, see peab olema midagi muud, see peab olema näiteks väärikas surm. Kuidas me sellele rõhku paneme? Ja viimane osa sellest tähenduslikust on täpselt arstide ja patsientide vahelised suhted. Ehk siis see, kuidas me ikkagi igapäevaselt kokku puutume oma patsientidega, kuidas meid koheldakse, kuidas me neid kohtleme, ma arvan, on hästi oluline osa tööõnnest. Ma nõustun, et mõtestatus on väga tähtis ja tegelikult väga paljud erialad peavadki võib-olla kannatusi leevendama ja tegelema kõigi krooniliste probleemidega. Et see on täpselt samaväärne töö kui see raske operatsioon lõppkokkuvõttes. Aga tagasiside ja just see suhtlus, et see suhtlus on meil igapäevaselt kolleegidega ja tegelikult me peaksime rohkem suhtlema patsiendiga, sest sealt tulevad need päris head hetked ja juba see on hea tunne, kui sa näed, et võib-olla sugulased ei ole väga rahul sellega ja nad ei saa kõigest aru. See tähendabki tegelikult võib-olla sama rasket tööd nagu selle patsiendiga seal osakonnas, et sa pead neile selgeks saama selle. Mingi aja jooksul see ei saagi olla niimoodi, me ei saa kunagi eeldada, et ühe korra 10-minutilise vestlusega meil on kõik informatsioon edasi antud ja me näeme seda eriti kriisisituatsioonides, kus sa peadki võib-olla nädala järjest nende lähedastega rääkima ja ühel hetkel hakkab see kohale jõudma, et kannatust on vaja ja sellisel juhul tuleb ka see tagasiside, millest sa saad aru, et see oli tähtis, mis ma tegin. Ja see on hästi siuke paradoksaalne mõte, aga ma olen hästi nõus sellega, et kohati selleks, et saada rohkem tagasi oma tööst ja mõnes mõttes ka vähendada seda kurnatuse tunnet, sa pead tegema rohkem. Ehk siis sa pead tegema seda, mis sinu tööle tähendust annab ja see, mida Kristo välja tõi, on ju hästi oluline, just see töö patsiendi ja lähedastega, mis mõnes mõttes on lisatöö. See ei ole see, et ma saadan patsiendi koju ja tead, siin on number ja helistage ja hea kui kätte saata. See tähendab seda, et sa võib-olla võtad natukene lisaaega, et selgitada ja kaasata seda pere. Aga see võib anda nii palju tagasi, just selle tagasiside näol, millest ju tegelikult väga paljud, eriti noored arstid puudust tunnevad. Ja teine on see formaalne tagasiside, mida me saame läbi näiteks juhendaja suhte. Et mul on 2 nagu vastandlikku näidet oma intervjuudest, et üks on inimene, kes töötas EMO-s 250 tundi kuus on ju mitmeid aastaid. Ja tema ütles mulle, et ta nagu ei tunne, et teda keegi väärtustab, et keegi nagu ei pane tähele, mida ta teeb või ei juhi tähelepanu tema arengutele. Et ta tõesti tundis, et minu ainukene väärtus ongi see, et mul on arstilitsents ja retsepti õigus ja ma tulen kohale ja tegelen selle vooga, aga nagu keegi nagu mingit tagasidet mulle selle käigus ei anna. Ja siis mul on üks arst, kes läks tööle täiesti teise sektorisse, läks tehnoloogia ettevõttesse tööle. Ja ta ütles, et kui ta seal ka tegi mingisuguseid, tõesti algaja asju, ta sai nii palju tagasisinet, et ta tundis ennast väärtuslikumana, kuna tundis haiglas elusid päästes. Ja see paneb mõtlema.
ma väga loodan, et noortel arstidel ikka jagub seda tahet, et jätkata arstiametis ja ravida patsiente, mis on äärmiselt oluline töö ja iga arst on meile oluline väärtus, me ei tohi kaotada tegelikult ühtki arsti, me peame kõigi nimel tegutsema. Aitäh, et te tulite siia saatesse ja lugege kindlasti Levilast seda väga võimsat artiklit ja järgmise saateni.